Tallinnas Raua tänaval asub kesklinna päästekomando. Hoone ise on muidugi eakas, sest pritsumehed kolisid spetsiaalselt nende jaoks ehitatud majja sisse juba 1939. aasta sügisel. Inimesi päästma on sellest majast sõidetud seega juba üle 70 aasta. Tehnika on vahepeal teinud suure arengu ja ka mehed ise oskavad enamat kui nende eelkäijad aastakümneid varem. Kuid rutiinis väga suuri muutusi pole. Igal hommikul kell 8 toimub komandos vahtkonna vahetus. Põhimõtteliselt toimub selline infovahetus, et vahtkond, kes lõpetab, räägib siis, mis neil selle 24 tunni jooksul on olnud, et kui mingisugune tehnika vajab remondi, siis see kõik info edastatakse edasi ja või näiteks kui mingisugune varustus juurde tulnud, et see toimub infovahetus ja siis pärast tehnika vastuvõtt. Varustuse ja tehnika koha pealt meeste suust suuremat nurinat ei kostu. Kui ehk siis selle kohta, et pääste põhiautodes kipub veidi kitsaks jääma. Kesklinna komandos on 3 põhiautot ja 1 autoreedel. Et nagu te näete, et meil on uued autod, mannid, kesklinna 1, kesklinna 1-2 ja taga 1 reservauto. Et praegu on komplekteeritud, et 2 põhiautot võivad korraga välja sõita ja siis samuti autoreedel. Meil on nii tule kustutamiseks varustus kui liiklusõnnetuste likvideerimiseks ehk siis auto lahti lõikamiseks. Et põhimõtteliselt, et kui päästemeeskond sõidab välja, siis me teeme kõik, mis on vaja inimese päästmiseks, et kõik tööd teostatakse meie poolt. Tallinna kesklinna komando on ühtlasi Eesti suurima väljasõiduarvuga komando. Möödunud aastal oli väljakutseid kokku 2586. Väljakutsete arvult teisel kohal oleval Tallinna Lilleküla komandol on väljasõite mõnisada vähem. Ja arvestades, et uksest välja tuleb jõuda 1 minuti jooksul, saavad mehed päris korraliku trenni. Sündmuspaigale jõudes on igale mehele teada, mida ta peab tegema. Kuidas aga otsustatakse näiteks see, kes suitsusukeldujatest esimesena saadetakse põlevasse majja? Suitsusukeldujad meil kõik, et kui meil tuleb väljasõit, siis kõik saavad suitsusukeldujast teostada ja päästetud juht otsustab, kes mida teeb põhimõtteliselt. Ja kui meil mingisugused tüüphargnemised, siis põhimõtteliselt iga mees teab, mida ta peab võtma ja mida ta peab tegema, et on tüüptoimingut. Et põhimõtteliselt see kõik paika pandud juba enne väljasõidu. Et autot võib-olla täpsustatakse mingisugused nüansse ja siis päästetud juht annab korraldus ja siis tehakse vajalikud hargnemised. Kuid ega komando koosne ainult garaažist. 61 komando töötajat veedavad väljakutsete ja õppuste vahelise aja hoone teisel korrusel. Teine korrus meeskonnaruum. Tere tulemast kesklinna komando. Siin meil kohe paremat kätt meeskonnavanemate ruum, et meeskonnavanevatel on eraldi oma tuppa. Kuna tööpäev meil pikk 24 tundi, siis mehed teevad ka süüa endale. Et siin meil on köök, et igaühel on oma kapp ja siis siin saab süüa valmistada, et meil on siin külmkapid, pliid ja siis praegu ongi meil selline lõunaaeg, et siin mõned mehed söövad. Siin nagu näed, et rühma pealiku kabinet, et tal on oma etteruum. Et siin ta täidab siis vajalikud dokumentatsiooni. Teenistusraamat, kuhu pannakse kirja, kes täna valves ja mis on selle päeva jooksul on juhtunud. Et kes välja sõitnud, mis kell ja
mis oli juhtunud. Samuti tuleb täita elektrooniliselt kõik need asjad. Siin on infostend, siis kõik vajalik info siin on olemas, samuti vahetused, kes millal tööl on. Ja siin meil on õppeklass ja samas puhkeruum. Et põhimõtteliselt, kui meil tehakse siin väljaõppe, siis kõik istuvad tahvli poole ja siis toimib, see on klassi osa nii-öelda. Ja siin on puhkeruum, et kus mehed saavad puhata ja siis vaadata televiisorit või akvaariumit. Siin keegi mees hüppas kappi. Ja lähme vaatame, kuhu ta hüppas. Et siin meil on niinimetatud lift, kuna me asume praegu teisel korrusel ja kui tuleb kutse väljasõit, siis 1 minutiga, nagu ma ütlesin, peaks nagu välja sõitma, siis see jooks mööda treppi nagu võtab aega ja ei ole nii ohutu. Nii, see on toledele lift, et sellest torust sõidad alla ja siis hüppad autosse. Kas kõik mehed lähevad seda teed? Jah, kindlasti. See on kesklinna väljasõidu piirkond. Nüüd ta küll natuke laem, aga kui me oleme Tallinnal, siis oli selline. Põhimõtteliselt, kuidas näete, et kõik kesklinna osa ja siis samuti Lasnamäe, Suurseemäe ja Vanalinn. Et põhimõtteliselt punane joon näitabki meie väljasõidu piirkond Tallinna linnasust. Siin meil on siis magamistoas. Nimetatakse nad magamistoas, aga põhimõtteliselt siin saavad puhata siis õhtul ja öösel. Kui aega üle jääb, on meestele mõeldes garaaži üles seatud isegi väike jõusaal. Kui meil on õppused ja harjutus läbi viidud näiteks päeval, siis õhtul saab siin harjutada ja jõusaalis tegeleda. Ehk siis siin olid just läbi, meil kesklinna komando edukalt sooritas siis füüsilised katsed, füüsilised testid olid ja oleme seda kõik läbinud. Ja õhtul, kui on aega ja kui väljasõidu ei ole, siis saab rahulikult siin toimetada. Kuigi väljakutsete arv ja iseloom on päeviti ja kuuseisu arvestades erinev, toome näiteks ülemöödunud nädalavahetuse 24 tundi. Välja sõideti 11 korral. Lasnamäel oli 4 kulupõlengut. Kustutamas käidi ühte lõket. Tegeleti pommikahtluse turvamisega ja öösel sõideti Inseneri tänaval toimunud majapõlengule. Seega oli täiesti keskpärane vahetus. Eestis on muide 6 komandot, mis lisaks tavaliste päästetööde tegemisele on võimelised tõrjuma ka keemiaõnnetust. Ka kesklinna komando garaažis seisab haagis, mil peal keemiatõrje erivarustus. Kõik asub oma kastides, mis varustus siin on kirjutud siltidel, aga põhimõtteliselt kõikidel on selge, et kus mida asub. Põhimõtteliselt selles külles on siin kõik olemas ohtlike ainete ümberpumpamiseks. Ehk siin on seal taga vaakumpumbad, vaakumvoolikud ja siis samuti elektripump, et saaks ohtlikud ained ümber pumbata. Samuti pesemisvahendid, ehk siis kui meil toimub keemiaõnnetus, siis päästjad, kes keemiakoldesse sukelduvad, et tagasi tulles peavad ennast nagu ära pesta, et siis on siin pesemisvahendid. Samuti maandumised ja siis anumid, nagu kuhu saaks ohtlikud ained samuti ümber pumbata ja ära viia. Kuidas tehakse siiski kindlaks, et tegemist on just keemiaõnnetusega? Kindlasti on üks asi muidugi see, et me teame, millised on ohtlike ained käitavad ettevõtted, tööstusettevõtted, kes käitavad või ladustavad neid ja siis ka loomulikult, kui me räägime transpordist, siis transpordis on kõik ohtlike ainete veosed märgistatud vastavalt ohumärgistega, et läbi selle saabki teada, et millega tegemist, aga loomulikult ka see, et ohtlike ainete õnnetust, kui näiteks kui mingisugune koht, mis ei ole teada, et seal kasutatakse ohtlikke aineid, siis loomulikult inimesed tunnevad selle ära, kui on saastumine või on tavapäevane olukord, et ka selle põhjal, et need õnnetused võivad igal pool, mitte erinevates kohtades võivad tekkida.
et siis vastavalt sellele reageeritakse ja selleks on väga täpne väljasõidu kord paika pandud, kuidas siis reageeritakse nende sündmustele. Kui tihti tuleb siis keemiatõri haagis garaažist välja ajada? Sellised juhtumid kahjuks leidub, et aastas, kus tuleb seda teenust kasutada, et väga ulatuslikke keemia ohtlikke ainete õnnetusi õnneks tõesti pole Eestis olnud. Aga sellised sündmusi tõesti, mis vajavad reageerimist ja kus on oht on kõrge, tõesti ikkagi on. Ja just sellepärast see keemiapääste teenus ongi välja arendatud, sellepärast need komandod on olemas, et nende ohtlike ainete õnnetustele reageerida, et ega nad niisama ei ole, et ikkagi kindla eesmärgiga suunaga. Ja ohtlik aine õnnetusi ongi, see on ka nagu üldine igal pool ka mujal Euroopas, et üldse igal pool maailmas, et nad on väga harva juhtuvad. Aga mis on põhiline probleem, et kui nad juhtuvad, siis nad võivad kaasa tuua väga suure inimvigastuste, palju inimesi kannatada saada ja loomulikult ka keskkonna siis probleeme kaasa tuua. Et õnnetused on küll harva esinevad, kuid nad on oma olemuselt väga tõsised ja nendesse peab väga tõsiselt suhtuma, peab väga hea valmisolek olema, et nendega hakkama saada ja et sealt siis võimalikult palju inimesi ära päästa ja loomulikult inimesi ära päästa ja keskkonda siis kaitsta. Tallinna kesklinna päästjatele soovime aga jõudu ning jaksu. On ju nemad ühed vähestest, kes meile hätta sattudes igal juhul appi tõttavad. Sadagu taevast või pussnuge.